Hea müügiminutite vaataja ja kuulaja. Taaskord sinu ees ja ma ütleks, et huvitavate teemadega. Las ma pakun, sa arvad, et me hakkame rääkima koroonaviirusest ja minu kõrval on doktor. Ei, see nii ei ole. Me just Signega arutasime seda poolt, et kui ohtlik on koroonaviirus müügile ja kõikidele avalikele suhetele. Ja ma arvan, et see on väga ohtlik ja me jõudsime mõlemad järeldusele, et see on väga ohtlik, et mida see teeb müügimaastikuga, see põhimõtteliselt võib järgmised 3 kuud müügimaastikku nii hullusti hävitada, et sellest taastumiseks läheb väga pikka aega. Aga kui sul on järgmine 2 nädalat karantiini või istud kodus või mõtled, et on aeg ennast täiendada ja harida, siis me proovime vähemasti omalt poolt anda jälle ühe uue infokillu juurde, mida sa oma karjääri kujundamisel võiksid arvesse võtta ja peaksid arvesse võtma. Signe, paar sõna inimestele, kes sa oled, mis sa igapäevaselt teed? Tervitus ka minu poolt, mina siis olen Signe Ventsel ja olen oma kirgliku tegevusega brändingu valdkonnas, täpsemalt persoonibränd, natuke tööandja bränd ja brändisaadikud ja kuidas tegelikult siis iseennast ka kõige selle juures hästi ja edukalt juhtida. Ehk siis kuidas ennast paremini müüa? Just. Kõige esimene. Ma pean tunnistama, et mu esimene küsimus või mõttekäik ongi see, et see persoonibrändi teema, see tundub mulle, et see on viimase aja tohutu hullus. Ehk siis, et ka mina oma tagasihoidlikutes koolitustes nimetan, et me oleme jõudnud enesemüük 3.0 ajastusse, et kõik järsku on aru saanud, et sellest ainuüksi ei piisa, et ma olen hea mees ja töötan kuskil ettevõttes, heas ettevõttes, et minu esimene nagu prioriteet on minu nimi ja selle tuntus. Ütle, kas see on ülepuhutud, ülepaisutatud või sa ütled, et praegu on täpselt selline õige hetk, kus? See on väga hea küsimus, Urmas. Ma ütleks selle kohta nii, et kui me räägime sellest persoonibrändist, siis see on olnud juba väga-väga pikk aeg olemas. Aga ma ütleks selle kohta, et võib-olla see on nagu taasavastatud asi või tegevus. Sellepärast, et kui mingi hetk oli väga suures fookuses just selle nagu ettevõtte nagu brändi arendamine, ehk et mis on see bränd ikkagi ja kuidas seda nagu paremini nähtavaks teha, siis nüüd on selle brändi tagant tulnud välja inimesed, kes tegelikult seda brändi müüvad ja tuleb see persoon välja. Kui mõtleme tagasi, ma ei tea, suurtele tegijatele siin ükskõik milliseid nimesid nimetada, siis kõik on olnud suured persoonibrändid, kuidagi moodi teatud tuntud mingi kindlas valdkonnas. Nii et võib-olla see praegu lihtsalt see tohutu infoküllus ja digiinformatsiooni ajastu on see, kus on raske ligi pääseda selle klassikalise sõnumiga ja kui inimene on ise oma valdkonna kirglik ekspert, eesvedaja, siis see lihtsalt on usutavam ja kui mõtleme selle peale ka, et me ei taha lugeda igavat reklaami, me tahame näha päris inimesi, päris lugusid, kes on selle toote taga või mis on tema selline nagu suurem lubadus, siis need tegevused, need lähenemised lihtsalt kõnetavad inimesi. Ehk siis põhimõtteliselt ütled seda, et ma ei toon hästi lihtsa näite, et on katusesepad OÜ, et kui aegu tagasi avaldas võib-olla artikli katusesepad OÜ, siis täna ütleb selle sama sõnumi välja katuseseppade, ütleme, põhilised töömeeste tiim ja nad ütlevad seda justkui, see on nende mõte. See on see erinevus. Just. Ja tõesti ma tahan öelda ka, et meil Eestimaal on täna väga palju ägedaid ettevõtteid, kes teevad ägedat asja. Aga nad on kui üks väga hoitud suursaladus, sest need tõesti keegi ei tea. Ja kui ma siin sain paar nädalat tagasi ühe telefonikõne, ühel esmaspäeva hommikul, helistab mulle üks meesterahvas, ütleb, et tere, mul vist on teie teenust vaja, et ma olen väga hea, mul on väga äge toode, aga mind ei tea mitte keegi. Nii et kui ma tõesti peale telefoniga lõppu panin selle nime Google'isse, siis tõesti isegi ei tule välja tema nimi, kaudses mõttes ei tule isegi toode välja. Et see on väga hea näide, kuidas oma äge toode või teenus teadlikult siduda oma nimega. See on nii naljakas, et sa täpselt seda sama lauset kasutad, et Karri Ginter, kellega me tegime siin müügiminutid, Karri Ginteritus ka need kuldsed sõnad, et ma olen väga hea, aga mind keegi ei tea. Et see on kõige ohtlikum, nagu kõige ohtlikum nurk, kuhu kinni jääda. Ütle mulle palun, ma küsin kohe ketseliku küsimuse teiselt poolt. Et kui ma täna värban inimesi, müügiinimesi ettevõtetesse ja siis me räägime sellest samast näiteks, mis su Facebooki seina peal on. Et ma vaatan, et sa oled nüüd mõnda aega seal ettevõttes tööl. Kui ma vaatan su Facebooki seina, et seal on ainult nagu jagamismängud, et miks sa midagi tööalast ei postita. Ja tead, mis on mõnikord mulle tulnud vastuseks? Esiteks see, kuule ma ei tea, kas ma üldse sellesse ettevõttesse jään. Teiseks ma ei tea,
et ma selles valdkonnas alles õpin, ma ei tea isegi, kas see valdkond hakkab mind üldse kõnetama. Et ma katsetan nagu müüki ja vaatan, kuidas vedama hakkab, on ju. Et ma ei taha nagu enda seinale panna mingeid asju, mida ma pärast pean sealt ära korjama. Ehk siis ma brändin ennast nagu valesse kohta ja siis ma tahaksin kiiresti ära hajuda sealt ja võtta teise töökoha. Kas sa näed sarnast mingisugust? Jaa, absoluutselt, kui me räägime, kui ma teen selliseid meeskonnakoolitusi asju ka, siis miks inimesed tihtipeale ei jaga oma tegemisi sotsiaalmeedias või too oma ettevõtte nime sinna LinkedIni profiilile, sest et selle taga on tegelikult teadmatus, rahulolematus ja võib-olla see minapilt natuke hägune. Et see on väga suur trend ja need, kes seda tegelikkuses teevad, loovad väärtust ise endale eelkõige, sest kui sul on äge tugev tarbijabränd või tootebränd, siis sul on nagu võimalus natuke krediiti saada heas mõttes, eriti kui sa oled ülikoolist tulnud, siis see on kindlasti väga suureks eeliseks, aga see on üks väga selge põhjus, miks inimesed tee seda. Ehk siis sind kuulates, kui ma olen, ma ei tea, insener, mingi valdkonna insener, et siis ma ju tean, et ma olen selle valdkonna insener, ma olen õppinud selle eriala, kuhu ma ikka lähen, ma hakkan seal endale nagu seda teadmiste pagasit ja enda ümber seda aurat ehitama, võrgustikku looma. Aga kui ma olen selline nagu natuke õnneotsija, siis ma mõtlen, pagan, ma sellega küll ei taha ennast siduda, et vaatame veel natuke enne, kui siit välja. Okei, see on tegelikult see päris tõsine probleem, nii ettevõtja vaatest kui ka nagu töötaja vaatest. Ja teistpidi mõelda nüüd selle peale, et me ei saa mitte kuidagi moodi täna üle sotsiaalmeediast. See on üks tohutu virtuaalne konverents, mis on kogu aeg avatud 24/7. Ja kui sina täna ei oska sellest võrgustikust omale väärtust luua ja heas mõttes kasu luua, siis tuleb lihtsalt mõned stereotüüpsed mõtted ümber mõelda ja hakata ise endas arendama. Ehk siis Raul Rebane ütles kunagi mingil üritusel kuldsed sõnad või ilusad sõnad, et me kõik oleme ajakirjanikud. Et kui sa juba ühe posti kuskil postituse ürituselt mingi pildi postitad, siis sa oled ju ajakirjanik, sa oled oma arvamuse sinna juurde pannud, et näed, siin juhtus selline asi. Ma ei taha öeldagi siin viimaste päevade piltide valguses on ju, et mis pilte üldse postitatakse. Ehk siis sinu esimene soovitus siit ma lihtsalt mõtlen, et on see, et kui sa oled valinud, on ju, et see sektor võiks olla, siis hakka seda palli ehitama nagu enda ümber, et inimesed teavad, kuuled, Urmas toimetab seal müügivallas, on ju, et sina toimetab seal persoonibrändi vallas, sina toimetad seal, ma ei tea, tehnoloogia vallas, sina toimetad teedeehituse vallas, on ju, ehk siis pane nagu jalg maha. Absoluutselt. Ja kuna meil on praegu selline tohutult suur suunamudijate aeg, siis mina ütleks selle kohta, et me kõik inimestena oleme suunamudijad. Lihtsalt meie mõjukuse määr on väga erinev. Ja kui sina tunned, et täna võiks mõnes valdkonnas omal ekspertsust kasvatada või juurde luua, siis igasugune maailma muutus on saanud alguse mõnest heast loost. Ja nii, et mõtle, mis on need lood, mida sa võiksid jagada, kaardistada. Ja tõesti, ma olen rääkinud väga paljude ägedate spetsialistide oma valdkonna ekspertidega ja ma küsin ka, et miks sa ei kirjuta või miks sa ei räägi? Oi, ma ei tea, kas ma olen piisavalt hea, eks ole. Nii, et tegelikult jäävad väga paljud uuringud, teadmused, kogemused jagamata, sest inimene on ebakindel ja ta kardab. Ehk siis ma olen väga hea, aga mitte keegi ei tea seda. Just. Kas ütle Signe, edevus versus reaalne selline reaalne persoonibränd ja et ma ütlen sulle ausalt, ma olen alati öelnud välja oma müügiminutis ka, et Facebook on minu jaoks lihtsalt üks müügikanal, et mul on äge näha, kui kellelgi on sündinud perelaps, see on minu jaoks väärtuslik informatsioon, kõik muu on bullshit seal, kõik need ilusad reisipildid, kõik on minu jaoks bullshit, on ju. See on müük, iga inimene müüb mingit osa endast, mida ta tahab, et teised nagu ostaksid, on ju. Või mida ta tahab ise endale maha müüa, et nagu tegelikult mu elu on okei ikka, et nagu ma ikkagi nagu reisin, mõni müüb katkis suhet, on ju, mis on juba ammu katki. Ta tahab endale tõestada, et tegelikult see ju veel on, on ju, paneme pildi üles ja nagu teised vaatavad, et nagu on hea, on ju. Ehk siis kui palju on selle edevuse ja julgusega seotud või? Eks ta natuke kindlasti ole ja ma olen ka kuulnud ka seda sellist mõtet, et aga ma hea meelega tahaks jagada küll, aga ma ei tea, mida teised mõtlevad. Minu hea soovitus on see, et kui sa tõesti oled saanud paika selle minapildi ja mõelnud, et kes sa oled, milles sa väga hea oled, siis miks sulle läheb korda teiste inimeste arvamus? On ju, ehk et kui sa tõsiselt oled selles kindel ja oled teinud oma mentori või coachiga sellist head tööd, siis julgus on alati üks eduvõti. Nii et muidugi kindlasti tundub, et inimesed,
kes on rohkem pildis, kuidagi natuke edevamad võiks absoluutselt öelda ja teistpidi mõeldes selle peale, et kui meil ei oleks meie näitlejatel, meie superstaadil poleks edevust, siis ei oleks juhtuks mitte siis ei teaks keegi neid. Nii et ärge kartke, pigem on see mõte, et selle juures võiks alati väärtust luua, selle väljaütlemise, kommunikatsiooni, esinemise juures, mis on sinu väärtuspakkumine. Kui see on juures, siis on kõik väga hea, räägime natuke väärtusest, et sul on väga ägedaid kliente, on ju. Ärme nimeta nagu kliente nimepidi või isegi inimesi nimepidi. Ütle, kas, ma toon enda näitelt, et mul on nagu väga palju on kliente, kes on väga nagu head oma valdkonna eksperdid. Nad on 50+ inimesed, on ju mehed ja naised. Ja nad ütlevad väga selgelt, kuul, mis asja, mis mina nüüd praegu, mis asja. Tegelikult on väga hea ekspert ja ta on ettevõtte omanik ka. Aga ta ei taha nagu oma nime all, sest talle tundub, et see on mingi noorterong, on ju. Et kas sinul tänases kogemuses on nii, et sa oled kellegi heas mõttes avalikult rääkima pand ja sellest on sündinud talle nagu lisatulu? Ma tegin siin eelmisel kevadel ühte meeskonna koolitust ja olen päev otsaga meeskonnaga tööd teinud ja siis ma mõtlen, päeva lõpuks küsin, et vau, et te teete nii ägedaid teistsugused asju, oma meeskonnaga teete teistsugused asju, juhtimise mõttes kõiki asju, et miks te ei räägi iseendast? Ja siis oligi tükk aega vaikust, et äkki siis peaks tõesti rääkima. Ja siis ilmus paar artiklit personalijuhi sulest, tegevjuhi sulest ja teate, kui palju jagamist see sai. Ehk et see lugu... See väärtus oli juba ammu olemas, aga ei julgenud seda välja öelda. Ei julgenud seda välja öelda, number 1 oli see, et nad ei kaardistanud seda lugu. Ja siis, kui see tegelikult tuli välja erinevate sotsiaalmeedia veebikanalite kaudu, siis ma nägin, et see läks inimestele korda. Uskumatult hea näide. Nii et ja neid situatsioone Eesti ettevõtlusmaastikul väga-väga palju. Et kõigil on palju lugusid, aga me jääme lihtsalt oma kommunikatsiooni puuduse tõttu nähtamatuks. See on hästi hea ja iga sa kuule ja vaata ja kui sa mõtled selle peale, ma käisin just Priit Kallase internetiturunduse koolitusel. Kuna ma ammu pole natuke olen võõraks jäänud nagu internetiturundust, ka pole ammu pidanud ise seda tegema, et pigem on teised inimesed seda teinud ja mõtlesin update'in ennast. Ja Priit tõi nagu väga hea näite ja ütles, et kuidas eksperdiks saada. Loomulikult sa uurid on ju. Ja et sa võid teha postituse, et kui sa rääkida ei julge veel on ju, sa võid teha postituse ja koguda selle teema kohta kõik kokku, jagada seda postitust foorumites, seal kus keegi huvi tunneb ja ütles, et sa võid ennast nagu selle postitusega, ehk siis sinu kodulehe üks postitus võib su kodulehele tuua nagu nii palju inimesi ja sa saad seda kogu aeg täiendada jälle, kui midagi muutub on ju, lihtsalt see üks postitus jääb, sa saad oma reitingud kätte ja nagu Google arvab ka, et kuule, need kodanikud teavad seal, ehk siis nagu ka blogi mõttes on ju, et kui sa kardad nagu avalikult esineda. Ma pean tunnistama, mina nagu ka kogu aeg kohtun nii ettevõtjatega, müükaritega on ju, et ja nad ütlevad, kui avalik esinemine pole minu teema. Mitte kellegi teema ei ole. Et kui sa heas mõttes mõtled, et sa vaatad inimesele nagu ajast tagasi ja mõtled, et täna ta on uskumatult osav, siis sa ei taha teada, kui koba, kuidas ta sakkis tol ajal, kui ta alustas oma asjade, kuidas ta kartis, kuidas tal käed värisesid on ju, ehk siis sa ütled, et see ei ole edevus, vaid see on kohustuslik. See on kohustuslik välja tuua. See on tegelikult töö iseenda minapildiga. Nii et kui sa selle pildi oled paika loksutanud ja kui sa oled paika pannud ka oma soovid eesmärgid, siis see eesmärk ja soov tegelikkuses paneb sind selle järgi tegutsema, motiveerib, inspireerib sind. Nii et ja minu poole öeldakse ka väga palju, aga Signe, mis sul viga, et sa oled ju seesugune inimene. Ja minu öeldakse ka seda, et mis sul häda rääkida. Aga missugune inimene, ehk et ma ei oska müüa, nii ja nii edasi. Ehk et see kõik on tegelikult õpitav selles mõttes, kui sa tõesti defineerid, mis su väärtus on, missugust väärtust sa pakkuda saaksid, siis sealt algab selle palli teine pool nii-öelda. Ehk siis, kui meil on hästi palju, meil üldse, kui mu kogukonda vaatate, kes meil ju videosid vaatavad, hästi palju on sellist 25 kuni 30, üldse 20 kuni 30 on ju, sinna vahemikku vaatajad. Ütle neile, ma täna loomulikult me ei oota ju koolituse mõtteid on ju, aga lihtsalt, mis on need, ütleme, ma ei tea, 3 esimest asja, mida tänane noor, kes tegutseb müügis ja võib-olla ka ei julge nagu välja öelda, võib-olla ei ole veel oma kanda isegi maa peal mõelnud, aga mis valdkonda ma enda ümber ehitama hakkan või nagu mis seda siis aru saama, mis aurat ma enda ümber ehitama hakkan, mis oleks head sellised nagu 3 verstaposti, kuidas liikuma hakata? Number 1 on ikkagi see, et tuleks välja, võtta see valge klassikaline A4 paper, teha SWOT-analüüs ja mõelda, mis on need sinu tugevused, ohud, võimalused, nõrkused nii-öelda ja mõelda, mis on see sinu see valdkond, kus sa toimetad. Ehk siis kõige tavalisem SWOT
roodustik paika, on ju, igasse kasti. Sa ei saa olla tänapäeval vunt kriimsnud 10 ametiga. Ja see on see, mis tegelikult seda sükast nagu persoonibrändi ja müügi temaatikaga tihti peale varjutab. Et see on sükast stereotüüpne mõtlemine. Ja teine asi, mis ma ütleks, et alati oma tegemiste juures tuleb olla autentne. Ehk et ära vaata, mida teised teevad, vaata, kuidas tehakse, aga mõtle, et mis tuleb sinu enda seest. Ehk et see autentsus igasuguste postituste käitumuslike aspektide juures. Ja kõik, kes julgevad olla iseenda minapildiga, luues väärtust. Need on võitjad. Ja see ajast on ma olen ka märganud seda, isegi siis, kui see tundub alguses totaalne ämber. Siis lõpuks ikka võidab, et see on hämmastav. Ja kolmas aspekt on ikkagi see, et me ei saa üle ega ümber sotsiaalmeediast. Et sa pead ära õppima selle. Et sa pead õppima ära täna ükskõik, kui sa oled täna vanuses 60, 50, mis iganes. Mingisugune kanal kindlasti on leitav. Võiks olla leitav, kus on sisu sinu kohta. Sest et inimesed guugeldavad. Google on meie suur arvamusliider. Ja see ütleb tihti peale, kas sulle tuleb koostööpakkumine või mitte. Ja, sellega ma olen nõus. Taaskord Raul Rebase mõte. Kui ma sind ei tea, siis vaatan ma kujutluspilti sinust. Või kui see kujutluspilt on kehva või mitte midagi ütleb, siis ma pigem ei osta. Kõige lihtsamal kujul. Ja tihti peale mõeldakse ka, et ma pean minema kuskile suure sihtrühma juurde või ma ei tea kuhu jooksma. Suurde auditooriumisse rääkima. Siis minu esimene soovitus on ka see, et tegelikult rääkida oma kirest, oma valdkonna tegemistest, oma sõpradele ja tuttavatele. Sest ma tean väga palju inimesi, kelle sõbrad ei tea, millega väga tavaline. Ja mis on su suur kirg ja mis on su hobi, ehk et alusta sealt ja pane see võrgustik tööle. Ehk siis kõigepealt jah, väga hea point, et nagu ära mine suurt auditooriumi, vaid kõigepealt käi oma, et me armastame siin müügikoolitustel ka öelda, et käi oma see 100 list kõigepealt läbi, et 100 on kõigil olemas, pane need 100 Excelisse, kas nemad teavad, kas seal on koostööpunkt olemas ja siis alles minna laia maailma. Või küsi kas arvamus, kuidas tundub, et kasutame võrgustikku absoluutselt, et see on esimene kapital. Väga äge, ütle siin, kas sa toimetada ainult ütleme suurte ettevõtjatega või kui keegi meie vaatajatest, kuulejatest päriselt kirjutab sulle otse, ma panen pärast su kodulehe ja posti alla ka, et kas sul on aega teda aidata, mõtleme praegu, kui me karantiini lähme, siis on aega nõustada ja atra seada. Mul on selline põhimõte, et ma teen küll tõesti väga palju meeskondadega tööd, aga mis puudutab üksikisikuid, siis ma teen koostööd kirglike ettevõtjatega. Ehk et ma ei tee kõigiga, aga ma tahan näha inimeses kirge ja seda sellist nagu maailma muutmise missiooni tajumist. Ehk siis kui ta võtab suga ühendust, siis te teete väikse sükse matchi ja vaatad, kui see on olemas, siis lähete liikvele. Äge! Signe, aitäh sul nende mõtetest, väga olulised mõtted ja taaskord iga inimene, ükskõik kus Eestimaa nurgas või maailma nurgas sa oled, ära hoia tagasi. Päriselt, ära hoia ennast tagasi, kui su sees on nii palju anda, siis anna seda välja ja ütle seda teistele ka. Ja minu hea soovitus on võib-olla see, et kindlasti oli mõni mõte, mis sa täna ka minu jutust teadsid, aga ma tean, et teadmisest on vähe kasu. Ehk et mõtle nüüd, et mida mina saaksin nüüd sellisel perioodil siin, kus tuleb palju kodus istuda, tegelikult teistmoodi teha ja luua endale sellist uut väärtust. Väga hea, kuulge, püsige terved ja tšau. Head aega.